Tervist, rahvas! Tänan, et te mind jälgite. Tervitan uusi vaatajaid, tellijaid ja kes veel ei ole mu tellijaks hakanud. Ma näen statistikast, vaatan, et vaadatakse rohkem kui on tellijaid. Siis olge nii kena ja vajutage seda subscribe'i nuppu ja kellukest. Siis tuleb teile ka märguanne, kui uus video on tulemas. Jaanipäev on tulemas. Ühe jaanipäeva teemalise video ma just tegin. Ja nüüd siis teeme lambašašlõkki. Nagu pealkiri ütleb, laseme tehisintellektil teha retsepti. Mul oli sügav külmas lamba tagakints ja esikints. Nüsisin tükk aega, konditustasin nad ära ja siin on see kogus, mingi 2,8 kilo. Minu käest on küsitud ammu juba, et tee lambašašlõkki, näita retsepti. Miks ma ei ole teinud? Sest ma ei olegi teinud. Ma ei ole sellel alal tugev, ma ei tea. Ma olen loomulikult vaadanud neid YouTube'is, kuidas teevad mägilased ja olen mõelnud, et teen, no ettevõtmise asi. Aga nüüd väga sobiv juhus, et jaanipäev, olid parajasti olemas lambalihad ja tehisintellekt. Aga hakkame siis pihta. Laseme ChatGPT'l koostada lambalihašašlõki retsepti. Soovitan ka teil proovida. See on üks väga väärt tööriist. Minul on tasuta versioon. Siin on mingi arv neid operatsioone, mis sa päevas saad teha ja siis läheb lukku järgmise päevani. Ja ma plaanin täitsa omale soetada tasulist versiooni. See on 20 eurot kuus, ei ole vähe, aga ma arvan, et sellest on palju abi. Niisiis, laseme teha lambašašlõki retsepti. Nii, soovita lambalihast šašlõki marinaadi ja tuleb. No näete. Täitsa olemas. Jah, ega ta ei mõtle seda ise välja. See on nii tark tehnoloogia, et ta püüab kusagilt interneti avarustest neid retsepte ja paneb selle siia kokku. Aga teeme siis järgi, vaatame, mis ta on. Nii, paneme asjad valmis. Retseptis oli 3 suurt sibulat. Jah, kilo peale. Minul suuri sibuleid ei ole, seepärast võtsin 6 suure asemel 8, mitte nii suurt. Aga hakin sibulad ära. Ma printisin enne selle retsepti välja, et siit arvuti eemale, et segab. Niisiis, sibul tükeldatud. Granaatõuna mahla. Teeme nii, paneme kõigepealt soola. Soolakogus on siin kirjutatud 1-2 teelusikat maitse järgi. No, ma panin 1 teelusikat ja kaalusin 10 grammi. Kui paned 2 on 20 grammi, aga ma olen seda varem öelnud, et šašlõkile 15 grammi soola. Nii et ma panin 14 grammi. Ja ma räägin praegu grammidest kilo kohta. Natukene paneme sibulale soola ja vana tuttav tegevus. Mahlad välja. Hommikul tööle sõites juhtusin raadiost kuulama. Räägiti ka sellest ChatGPT'st ja et täitsa müstiline, kuidas inimesed seda kasutavad näiteks. Ei tea, mida õhtul süüa teha.
teen külmkapi ukse lahti, pildistad, laeb pildi ChatGPT-sse üles ja ütleb, et nii, soovita mulle midagi nendest asjadest, mis mul külmkapis on. Ja tuleb retsepte lademes. Ma ei ole proovinud, sest mul kipub külmkapp olema liiga täis, et seal võib igasugu asju pakkuda. Nii, mahlad on väljas. Hakkan ka juba segama siis. Aga panen siis selle soolakoguse ära. Siin soovitab abatükk või kael, et natuke rasva on hea. No minul olid siis esi- ja taga jalg, rasva seal peal ikka oli, ma lõikasin maha, ausalt öeldes tundsin seda kasuka lõhna, et rasv annab seda, nii et ma ei tea, kas ma lõikasin liiga palju ära või mitte, ei tea. Eks saab näha, nagu ma ütlesin, ma ei ole ju eriti teinud, ma ei ole üldse teinud lambasaslõkki. 1 teelusika täis kilo kohta jahvatatud musta pipart. See kindlasti tolmab siin, nii et hakkan varsti aevastama. No tundub täitsa sümpaatne kogus. Jahvatatud koriandrit, samuti 1 teelusika täis. Paprikat, 1 teelusika täis. Magusat paprikat, võib panna suitsutatud paprikat, pulbrit. Praegu ma näen, et ma olen jätnud küüslaugu hakkimata, aga ma teen selle kohe ära. Ja retsepti väliselt lisan selle koguse peale, ütleme 2 kilo peale, lusikatäie kuivatatud tüümiani ja lusikatäie rosmariini, sest ma tean, et see sobib lambalihaga, kuigi ChatGPT seda ei soovitanud. Aga kui ta nüüd näeb minu retsepti, siis talletab mällu ja edaspidi hakkab soovitama. Nii see asi käib, nagu Vikipeediaski. Inimesed seal sisestavad, ainult sinna sisestavad otse, aga siin tehisintellekt otsib välja internetist. Nii, segan ära ja siis tükeldan küüslaugu. Ma ei hakka siin tükeldamisega jändama. Lasen läbi küüslaugu pressi. Oleks lõikelaud alles laual, oleks nuaga tükeldanud. Aga teeme nii. Siin on küll kirjas, et küüslauk soovi korral. No mina soovin. Hoopis teised lõhnad tulid. Väga head. Nii, aeg on lisada vedelikud. 100 milliliitrit oliiviõli või päevalilleõli. Mul on päevalilleõli. 100 milliliitrit granaatõuna mahla või 50 milliliitrit ädikat, veini või õunaädikas. Veini või õunaädikas. Võtsin veiniädika, arvan, et see sobib. Sellepärast, et granaatõuna mahla mul ei ole, küll aga mul on granaatõuna siirup ja ma plaanin seda ka panna.
annab maitset, magusust teeb head. Siuke hea lõhn tuleb üles. Ma enne maitsesin, ta on magusapoolne. Nii läheb äädikas. Segan ära ja siis lisan veel õli. Kui head lõhnad, jummel. No saab näha, mis siit tuleb. No ja kallame siis õli ka 50 milligrammi kilo kohta. No tundub päris palju, aga no las ta siis ujub. Tehisintellekt nii ütles. No maitseme. Ei ole midagi nagu palju. Kas on vähe, ma ei oska öelda. Midagi nagu teravat nüüd ei tulnud. Ise võib-olla paneks mingit särtsu juurde. Aga teine kord, kui homme selgub, et tehisintellekt pani natuke mööda, siis ma teile ütlen. Näete, värv läheb juba ilusaks. Enne oli liha punane, nüüd on pruunikas. Kui tulelt veel üle käib, öö otsa marineerub. Nii, nüüd läheb liha külmkappi. Soovitav, nagu tehisintellekt ütleb, 6 tundi, vähemalt 6 tundi, veel parem, 12–24. Homme on 22. kui ma seda videot teen. Ja homme me seda kõik ära ei söö. Ma teen natukene, võib-olla varda 2 ja ülejäänu jääb jaanipäevaks. Loomulikult teen ma ka jaanipäevaks mõna head äädikasaslõkki ja sellist ja lambasaslõkki ka. Et meil on siin jälle väike seltskond koos. Aga jutt sellest, et seda kõike homme ära ei söö. Ja siis on näha, milline ta on, kui on 2 päeva seisnud. Aga kõik järjekorras. Näeme homme. No hei, saabunud on uus päev ja täna siis testime tehisintellekti poolt koostatud lambaliha šašlõkki, õigemini marinaadis, tehisintellekti poolt koostatud marinaadis hoitud lambaliha šašlõkki, niimoodi. Ja nii, et tehisintellekt ise ei teinud seda marinaadi, vaid andis juhised, kuidas seda teha. Ja nagu öeldud, et teen väikese osa testimiseks ja ülejäänud läheb käiku homme, jaanilaupäeval. Täna on jaanireede.
liha on peaaegu ööpäeva olnud marinaadis. Välja näeb päris ilus šašlõki värv. Vaatame, mis tast siis tuleb sinna. Lõhn on igal juhul iseloomulik lambalõhn. Lambaliha lõhn. Ma toitlustasin vanasti suvetuure 90-ndatel, kui olid suvest suveni ja sellised, siis oma ettevõttega toitlustasime tervet tuuri. Suur pikk seaküna oli šašlõki jahi vardaid täis, siuke andmine täitsa huvitav aeg oli. 96, 5, 4. Siis tuuritasime üle Eesti. 2 nädalat oli kontserte. Vahel oli organiseeritud niimoodi normaalselt, eks see sõltub, kuidas on laululavad hõivatud. Ma pean silmas seda, et oli ka selliseid juhuseid, et täna on kontsert Võrus, homme Haapsalus, siis Toilas, siis Kuressaares, üks tohutu kilomeetrite jada. Aga oli ka normaalsid, kus läks järjest niimoodi. Toila, Rakvere, Tallinn, Haapsalu, Kuressaare. Väga lahe aeg oli. Hakkab vaikselt jumet võtma. Ja nendel suvetuuridel oli, kui tervet tuuri toitlustasime, siis võtsime kaasa vanemate klasside õpilasi. Oli 24 õpilast ja kõige probleemsem oli õlle valamine rahvale, et õpilased ei tohtinud seda teha. Suisa lastekaitse või mingi selline käis niimoodi kontsertidel vaatamas. Seisis müügipunkti ees ja lihtsalt vaatas, et ega jumala eest keegi ei võtaks õllepudelit kätte. Siis meil olid ainsad täiskasvanud ja autojuhid ja kes kõik olid ja need siis valasid seal õlut. Värv läheb ilusaks, aga aru ju ei saa. On ta valmis või ei ole. Vaatame, mida targad aparaadid näitavad. – 65 kraadi. Ma peast ei tea, palju see lambal peab olema. Aga on seda moodi, et hakkab varsti looma. No võtan tulelt maha. Kuivab liiga kokku äkki. Saame näha. No nii, Ragnar, tuled ka degusteerima. Tule siia poole. Vaatame, mis ta siin meil on. Hakatuseks väike kogus. Dekoratsiooni ka. Üldiselt võib panna peterselli, koriandrit. Mul hetkel ei ole. On lihtsalt sibulat. Noh, võtame näpu vahele vaatama. Iseenesest ilus. Aga pole aimugi, on ta sitke või mis ta on. Kuum on.
Selles suhtes on hea julge, et mina ei teinud seda retsepti. Tehisintellekt andis selle ette ja kui ei meeldi, siis on keda süüdistada, aga ei ole viga. Täitsa hea. Mis siin võiks juures olla? Haput on. Pehme. Grillkaste peale, jah. Me siin nosime niisama. Aga kui süüa nagu seda süüakse, grillkastet ka, rohelist või salatit juurde ja väga hea on. Täitsa soovitan. Nii et see tehisintellekt võib meil töö käest ära võtta retseptide jagamiseks, aga seekord sedapidi. Ja ma arvan, et proovime, laseme veel mingit retsepti seal koostada. Aga täna on jaanireede, homme jaanilaupäev. Grillige liha ja ärge lollusi tehke. Head jaani!